See liikleja poolt salvestatud video on pärit sellest nädalavahetusest Tallinnas Lasnamäel asuvalt ülekäigurajalt. Kuskilt autode vahelt ilmuvad elektritõukeratastel mehed, kellest üks põrutab sõidukile külje pealt sisse. Suhteliselt tüüpiline õnnetus suurtes asumites. Suve arenedes pole analoogseid kergliiklejatega seotud õnnetusi vähemaks jäänud. Sellel aastal on aset leidnud 145 inimkannatanuga liiklusõnnetust. Kui ma kaherattalistega seonduvaid liiklusõnnetusi praegu vaatasin, siis ütleme kergliikurite ja jalgratturitega on liiklusõnnetusi olnud vähem kui eelmisel aastal ja ka vigastatuid on olnud vähem. Aga kui ma siia toon kõrvale mootorrattad näiteks, siis mootorratastega on küll õnnetusi vähem, aga hukkunuid jällegi tunduvalt rohkem. See on nagu eraldi murekoht. Kui vaadata veel mopeede kõrvale, siis ka mopeedidega on see eelmise aastaga umbes samale tasemele jäänud see liiklusõnnetuste arv. Loodud piirangud, eriti just renditõukerataste puhul, on natukene olukorda parandanud. Leevendust on toonud ka konkurentsi vähenemine turul. Rendisõidukeid on tänavatel vähem. Endiselt on aga probleem turvavarustuse ebapiisav kasutamine ja suhtumine tervikuna. Teine asi on ikkagi lõpuks need riskikäitumised, mis siis lapsed ise teevad või siis need ka sõitjad ise teevad, kus jäetakse suurema kiirusega ülekäiguradadele ja vaadata siis teistest liiklejatega ja arvestata. Ja mis seal salata, ka tehakse liiga võimsaks neid sõidukeid nendel. Millised need õnnetused reeglina iseloomult on olnud? Tegelikult aastate jooksul on need õnnetused jäänud samalaadseks, ehk siis peamine õnnetuste põhjus on ikkagi kukkumine, kus siis kergliikuri või jalgrattur on ise süüdi selle liiklusõnnetuse põhjustamises. Ta ei ole siis jälginud neid teeolusid vastavalt, ta on liiga suure kiirusega sõitnud, ei ole korrarusi tähele pannud ja on kukkunud siis oma sõiduki pealt. Teine liik on seal kõrval kohe siis sõidukitega kokkupõrked, on need siis autodega või suuremate sõidukitega ja nii edasi. Ja kolmas osa on siis, kui jalakäijatele otsa sõidetakse. EMO arstide väitel pole ka tegelikult vahet, mis periood suvel parajasti on, kas suve algus või suve keskpaik. Neid õnnetusi tuleb kogu aeg ette ja igapäevaselt mitmeid kordi sisenevad siia minu selja taha patsiendid, kes on kuskil viga saanud, kriimustanud või kõige hullem ennast täiesti katki kukkunud. Paljud õnnetused politseis fikseerimist ei leiagi, eriti need, kus vigastused väiksemad. Sellised õnnetused liiguvad otse EMO osakondade kaudu arstideni. Kahjuks neid õnnetusi ei ole vähe, nüüd on kümneid ja kümneid ja kui niimoodi üldjoontes statistikast rääkida, siis ega neid väga suuremaks ei ole läinud ka, see üldarv, kahjuks ka väiksemaks ka mitte. Et siis võrdlemisi umbes samal tasemel nagu eelmisel aastal, nüüd võrreldes suve algusega ja lausa kevade lõpuga samamoodi mingit suurt vahet ei ole, et sisuliselt kui ilmad läksid ilusaks, siis sama proportsionaalselt tõusidki need õnnetuste arvud. Kahjuks on nii, et ette on tulnud ka surmaga lõppenud õnnetusi. Haiglasse satuvad nii väga noored kui ka eakamad ja nemad on pigem just alkoholi tarvitanud. Paraku puudub sellisel sihtgrupil selliselt ka turvavarustus. Kiiver on minimaalne asi, mis peaks olema inimesel peas, minimaalne kaitsevarustus, sest tavaliselt kui mõelda raskematest vigastustest, siis nad on tavaliselt suurematel kiirustel, ehk siis mitte 25 kilomeetrit tunnis ja siis tavaliselt nad sõidavad kuskile auku ja lendavad peaga vastu maad tavaliselt. Siia lõppu veel üks näide sellest, kuidas noored Kuressaare linnas teadlikult ignoreerivad reegleid ning kihutavad selgelt suurema kiirusega rahva vahel kesklinnas ringi.